alustame uut vlogi. Täna on neljapäev, 7. mai. Mul on üsna selline kaootiline päev, nii et ma ei tea, kui hea mõte on veel vlogimine oma to-do listi täna lisada. Aga ma alguses plaanisin nii et vaatame, mis siit tuleb. Ma olen teinud tööd. Esimesed pool päeva väga kiire tööpäev oli. Väga palju oli teha ja Björn on minuga kodus tõbine. Ja ma tegin just everything showeri, sest ma värvisin oma juukseid. Ja ma panin tähele, et mul on mega palju beebijuukseid. Sest mul on juuksed päris pikalt juba nagu välja langenud veits. Natukene paremaks läinud, aga ikka nagu. Nii et tore näha, et on mega palju vähemalt beebijuukseid. Ja ma ei ole alasti. Oota. Pean näitama. Mis püksid need on? Minu. Need ei ole minu. Tobini, kui ta oli väike. Ja ma arvan, aga sul on suured need. Laste need haigused on alati siis, kui on kõige kaootilisem aeg. Aga it is what it is. Ma olen terve päev praegu olnud toas. Kell on juba 2. Ja tegelikult mul on nagu üks koostöö vaja filmida. Ja mine naljakas oli. Top prioriteet on filmida üks koostöö. Ja ma panen seda SPF-i. Ma 3 kohvi täna ja ma tunnen, et mu mõte liigub kiiremini, kui ma suudan rääkida. Aga jah, top prioriteet on üks koostöö filmida, aga ma lähen praegu vähemalt pooleks tunniks õue. Ja tulen. Et siis äkki Björn jääb edasi õue. Et alguses lähen koos. Ja siis kui ma tulen tuppa, siis ma teen ennast korda ja filmin oma koostöö. Ja siis õhtul või kella 5 ma lähen juba Marsana ja Tangle Teaseri Devil Wears Prada 2 linastusele. Üritus, mida ma olen nagu megalt oodanud. Ja nii tore, et on neid kinoüritusi. Need on ühed mu lemmikud. Nii et jah, kindlasti tahan sinna jõuda. Ma ei tea. Viimasel ajal on elu lihtsalt väga kiireks jälle läinud. Selline tunne natukene nagu see pikk haiguste periood, kus mitte midagi ei saanud teha ja kodus puhkasime, oli võib-olla nagu väga vajalik tegelikult. Aga ma ei kurda selles mõttes, et ma mäletan, et kui ma olin tõbine, siis ma mõtlesin ainult sellest, et kui ma saan terveks, siis ma käin iga pool võimalikult palju ja bla. Björn hüppabki nende pikkade pükstega. Tasa? Ma filmin oma. Aga ole siis sina tasa? Ma olengi. Ei saanud üldse kaua õues olla. Mul on endal nagu nii kiire, aga siis Björn tuli ka tuppa. Ma kasutan mingit sellist Stockmannist ostetud Glossy Milk Anti-Freeze Moisturizing Detangling keratiiniga särakreem. Ühesõnaga ma hakkan siis ennast sättima valmis, siis ma saan oma koostööga tegeleda. Ma armastan värskelt väritud juukseid. Kuidagi nii punakad praegu kaamerast, päris elus ei ole üldse, ma ei tea. Aga ma panen juba juustesse seda kuumuse kaitset. Siis ma teen meigi. Nagu, ma ei tea, minu loogika, et see kuumuse kaitse jõuab siis äkki, ma ei tea, mõjuda kauem või mis iganes. Mul on mingi Got to be Guardian Angel kuumuse kaitse ja mulle täitsa meeldib see. Kuumuse kaitset on minu meelest raske hinnata, aga juukseid ta kuidagi, ma ei tea, raskeks või rasvuseks igatahes ei tee. Ma ei panegi mitte mingit teist kreemi rohkem peale selle SPF-i, mis ma panin. Aga minu meelest see Lumi Glotion, see natukene mõjubki nagu primer või aluskreem. Et ma ei ole suur primeri kasutaja. Siiamaani ma ei tea.
kas ma usun primeritesse. Mulle ei meeldi väga sellised päevad, kus mul on nagu 0 vaba hetk beetrottimiseks. Või näiteks õues oleks tahtnud praegu vedeleda. Ja üldjuhul ma plaanin oma päevad nii, kui ma vähegi saan. Aga noh, ikka tuleb ette neid päevasid, kus on non-stop ja ilmselgelt ma ei pea minema kuhugi üritusele. Aga ma väga paljud asjad niikuinii ütlen ära. See on üks üritus, kuhu ma väga tahan minna. Ma pean nagu rahunema. 3 kohvi on liiga palju kohe hommikul juua. Ma ei teinud rohkem kohvi endale igatahes. Mu kõige lemmikum jumm vist üldse ikkagi on see Maybellini Superstay Skin Tint. Ma ei tea, mulle sobib see nii hästi. Ja eks palju on häid jumekaid ja minu meelest ausalt enamus jumekud töötavad, kui sul on normaalne skin prep seal all. Aga ma hakkan näost juba minema nagu pruunimaks kui mu jumekas. Ja mu juuksed olid ka nii ära pleekinud. Ma ei tea, ei saa öelda, et oleks mingi kõige soojem kevad olnud, aga kui on oma aeg, siis on ikkagi seda õues olemist nõnda palju. Praegu oli ka mõnus õues. Kui tuult ei ole, siis on nii mõnus õues. Siin on mingi mega suur punn lambist, millega ma selle välja teenisin, huvitav. Aga ja Tangle Teaser siis kutsus koos Marsanaga Devil Wears Prada teist osa vaatama ja ma olen mega Devil Wears Prada fänn. Ja ma vaatasin esimese osa nädalavahetusel uuesti üle ka, et ma saab, kõik oleks värskelt meeles, kuigi ma olen seda filmi näinud lugematu arv kordi, siis sellegi poolest ma otsustasin, et ma vaatan veel uuesti, kus mu concealer on. Concealer on haihtunud ja ma tahan täna kindlasti selle, nii et ma teen uue lahti siis. Ma ei tea, kus ma olen pannud puudkotti ja ma vist ei suuda leida. Ma ei tea, mitu shape tape'i ma olen ka elu jooksul ostnud nagu. Millal minust saab üldse täiskasvanu? Nagu see oli täis skämm ikka, mis noorena öeldi, et Tiina ikka punnid. Sest kui punnide järgi võtta, siis ma olen ikka full teenager. Ma ei tea üldse. Sain just ühe siukse kirja, ma saatsin tüdrukute chatiga. Seda kirja sisu nagu liiga detailselt ei saa jagada, aga siuke nagu täiskasvanute mingi asi, mingi kinnisvaraga seotud. Ja ma olin lihtsalt nagu, millal ma saan täiskasvanuks? Sest kui ma saan sellise kirja, ma lihtsalt, ma ei viitsi vapšee tegeleda. Ma lihtsalt, ma ei tea, ma ei saa üldse nagu osata täiskasvanu asjadega hakkama, mul on siuke tunne. Ja ma olen nii vana juba, et millal nagu ma saan täiskasvanuks? Kas selline asi nagu täiskasvanu on üldse olemas või see on samasugune skämm nagu see punnide asi? Kas meil oli toinud lihtsalt see mingi asi, mis me lapsepõlves samamoodi jäin uskuma, et on mingid täiskasvanud, kes teavad asju? Või see on skämm? Samas ma ei tea, kas see on skämm nagu väga paljud teised mu ümber tunduvad mulle ikkagi nagu, vahel kui ma näen enda vanuseid inimesi, siis nad tunduvad nagu adult Pro Maxid ja kui ma vaatan oma, ma ei tea, vanaemat või ema kasvõi, siis nad on ka nagu adult Pro Maxid, aga nad olid adult Pro Maxid minu meelest juba minu vanuses. Äkki mul lihtsalt ei tule seda software update'i. Aga jah, selline põhi siis. Ja ma ei tea, ma täna mõtlesin, et ma lihtsalt teeme meigi koos ja ma jäpin samal ajal ja natuke näitan tooteid ka. Selle ma siin ka varuga juba reisilt endale uue. See on mu kõige lemmikum puuder. Et meigi asjad on nii individuaalsed. Näiteks ma ei ole üldse, ma ütleks, nii obsess sellest huda puudrist, ma ei tea. Mulle ei meeldi, kui puuder jääb keiki huda
nagu jääb minul keiki natukene. See on ilmselt õrnema koostisega ja ma arvan jälle võib-olla paljudele just ei meeldi, ma ei tea. Aga I love it. Rare Beauty oma. Väga vähe mul jõuab tooteid tänapäeval nagu pänni. Alati hea märk. Ja siis ka reisilt. Vist rääkisin ka mingis videos. Täielik lemmik. Mega hea päiksepuuder, bronzer. Minu esimene Makeup by Mario ost. Ja no ma ei tea, mulle sobib nii hästi. Blendib nii hästi. Ei jää kuskilt nagu patchi. Toon on õige. Mul on ta toonis medium dark. Mulle nagu liiga heledad bronzerid ei sobi minu enda arvates. Aga veel üks life update on see, et ma käisin eile hambaarsti juures. Aasta alguses ma tõmbasin välja mu viimase tarkushamba. Siis ma käisin ühe korra veel hambaarsti juures ja me tegime kõik terveks. Ja nüüd oli siis 3. hambaarsti juures käik see aasta. Ja tegime selle puhastuse. Ma ei tea, kas on pärlipesu seal või ma ei tea, see tundus nagu mingi next level puhastus. Ma tean ausalt, et see oli nendest 3 hambaarsti käigust minu jaoks kõige ebameeldivam, mis on nagu väga-väga huvitav on ju, et tarkushamba väljatõmbamine minu jaoks on isiklikult olnud kõik 4 korda mega lebo, et väga vedanud selles osas ja hammaste parandamine ka ei midagi minu jaoks hirmsat nagu või ma ei tea, aga see puhastus esiteks, kui hambaarst teeb hambavahesid, selline tunne nagu liivapaberiga teeks neid. See sensatsioon, see liivapaberi nagu tekstuur, see ei ole liivapaber obviously, aga see tekstuur ja see, kuidas ta nagu kangutas ja külmavärinad tulevad peale. Et jah, aga ülirahul, et hambad on selles mõttes tehtud. Et ma võtsin selle kohe aasta alguses kätte, ma olen üli uhke. Ja nüüd siis ma arutasin hambaarstiga ka. Ma panin selle aasta nagu eesmärkidesse endale hambad ette võtta. Sellepärast ma tegingi need nagu kõik full korda puhtaks on ju. Et ma tahaks panna endale kaped. Ma kindlasti ei tahaks brekketeid panna. Ma ei kaalu brekketeid tõesti. Nüüd raudselt ongi nagu mingi Murphy, et mul ei saa alla kappesid panna või midagi. Aga ma tahaks kappesid ja ma tegelikult sain oma hambaarstilt ühe kontakti. Ta ütles, et kindlasti peaks olema ortodont. Ja ma nagu olen nii naiivne, et ma arvasin, et kapperavi tohibki teha ainult ortodont, aga see ei vasta tõele siis. Ja ta andis siis ühe kontakti, kes teeb seda Invisalign'i ja on ise ortodont ka. Aga ma veel ei kirjutanud. Ka nagu nii igav kulu minu arust. Ta on metsikult kallid need kapped minu meelest. Ja siuke, ma ei tea. Ma tean, et see on jälle see hetk, kus ma peaks olema täiskasvanulik. Ja ma üritangi olla ja võtta selle endale prioriteediks. Et kui ma saan käia kogu aeg, ma ei tea, Zaras shoppamas, siis ma saan ka endale panna kaped, on ju. Aga jah, miks ma sellest juttu tegin on see, et ma megalt ootaks nagu mingit kogemusi. Et kui näiteks olete teinud kapperavi, väga paljud ju on kindlasti, kus tegite, kaua läks, palju maksis, kas soovitate oma tegijat Tallinnas siis. Kuidagi tahaks kuulda midagi kappede kohta, ma ei tea üldse nagu, kuidas see oli. See, kui sul on kapped mingi aasta aega suus või kaua. Täiega meeldib see Tirtiri setting spray, nagu uus lemmik megalt. Mul on põhimõtteliselt valmis näoga, mul on ainult ripsmed ja huuled, aga ma teen niimoodi tavaliselt, et ma teen juuksed enne ja siis teen ripsmed ja huuled, aga mul said jutud nagu nii ka otsa praegu, nii et
mul on nüüd tund aega, et tegeleda selle koostööga ja ma pean kuidagi maha rahunema, mitte stressama, sest see ei ole isegi nii suur koostöö, see on ainult story'd, aga ma ei tea, mul on mingi pinge endal peal alati, mingi performance anxiety, aga selleks hetkeks, kui te näete seda videot, on, ma arvan, teie esmaspäev on läbi selleks hetkeks, aga Euroapteegist on need tooted, lihtsalt vaadake seda. Ja esmaspäeva puhul -25. Nii et ma siin hakkan vaatama kõik tooted üle ja siis vaatan, mis story'd ma teen. Mul on enam-vähem mingi visioon ilmselgelt olemas. Nüüd ma lähen veel igaks juhuks uuesti korra oma e-maili, et vaadata täpselt üle kõik nagu koostöö asjad, et ma midagi ei unustaks mainida ja nii. Aga mu sõbranna on mulle kirjutanud, kes elab nagu osaliselt välismaal, et ta tuleb Eesti varsti ja see on lihtsalt kõige parem uudis, mida ma saaks saada. Tõesti mega tore, aga jah. Mul oligi veits valesti meeles, neil on isegi kuni 50% soodukas üle 4000 tootele, ühesõnaga ja üritad kõik meelde jätta, et kui hakkad seda infot edasi andma, sest ma teen mõned jutustavad story'd ka, et siis oleks meeles. Nagu mul ei ole mingit skripti, mul on lihtsalt info nagu. Ma olen oma toodetega juba mega rahul nagu ise. Saate aru, ma ei suuda, mul on üks jutustav story vaja teha ja ma olen 3 korda üritanud seda juba teha uuesti. Try being an influencer for a day. Aga jaa, ilmselt asi on minus. Sisujumalad, olge minu poolt, olge minuga praegu. Aga miks ma ei suuda? Miks ma ei suuda? Katse number 1000. Cut. Nägid õigesti, esmaspäev on jälle siin ja Euroapteegis on selle puhul mega head sooduspakkumised. Kui sa sooritad ostu vähemalt 29 € eest ja kasutad kassas koodi esmaspäev, siis on üle 4000 toote tänase päeva lõpuni kuni -50% soodsama hinnaga. Miks ma olen nii cringe? Ma ei saa aru, miks ma olen nii cringe ja ma ei tea, ma näen imelik välja. Ja lihtsalt I don't know. Ma ei tea, mida arvad sellest kõik. Äkki mõni teine nurk või ma ei tea. Ma ütlen täiesti ausalt, et mul oli päris pikk aeg selle koostööga tegelemiseks ja mul oli plaanis sellega tegeleda nädala alguses ja siis tuli see haigus ja asi tuli vahele, aga ikkagi ma oleks võinud väga ammu sellega tegeleda. Mis sa teed, mu ära tee? Nüüd mul on järgmine probleem, mida ma panen selga, samuti siukesi, mida ma olen nädalaga mõeld, et ma valin riided välja, mis panna sinna filmi esilinastusele, või no mitte esilinastusele, aga saad aru küll. Ja seal oli dress code oli outfit, mida Miranda Priestley approve'iks. Ma kindlalt ei tule sellise outfiti peale praegu, mida ta approve'iks, aga mul on tegelikult üks go-to fit, äkki ma panen selle. Lihtsalt panen selle tuimalt, vahet ei ole ja alati saa olla kõige lahedam. Kriisipäev ja või näidanudki teile. Ma selga sain lõpuks, lihtsalt ei olnud aega. Mingid TikTokid jõudsin teha, aga see on ka kõik. Õnneks ma lähen koos sõbrannaga, ma sain +1 kaasa kutsuda, nii et äkki saab mingit pilte või asju. Aga siuke sabimine. Ma olen ikkagi enam-vähem graafikus, nii et all good. Nii jõudsime kinno, me tulime kohe saali ära. Tegelikult oli mega armas selline eraldi ala.
pildi tegime ära, siis läksime sinna, vaatasime, aga me oleme mõlemad autoga sõbrannaga, seal pakuti muidu kokteile ja väga lahe, aga jah, ma ei tea, tulime saali. Saime kõige paremad kohad viimases reas keskel ja meil on lihtsalt jab session siin, aga vaadake, kui nunnu. Kõigile on kinkekotid, popcorn, siis kes tahtis sai võtta espresso martinit, mida iganes. Me võtsime külma kokasirot, võtsin veel vett, väga exciting, popcorni on ju, ja siis pärast piilume kudipääki, aga nii nunnu see on väga elevil ja mul on väga mugav siin juba, nii et jah, väga-väga elevil. No nii, ma mõtlesin, et ma teen kiire recapi, et mulle väga meeldis, minu arust oli väga tore ja ma arvan, et kui sa oled esimese osa fänn, sulle meeldib see teine ka. Ilmselgelt miski ei ületa esimest osa. Ma avan goodiebagi, sest et vaadake, kui lahe. Ma sain The Devil Wears Prada, sain küll teaseri ja siin on veel üks Fregenet kaava ja ma lihtsalt olen nii tänulik, et ma sain selle üritusel käia, mulle väga meeldis ja nüüd ma jõudsin oma vanemate juurde, ma võtan siit oma lapsed, nad tulid natukeseks siia, sest et Mikk on trennis, meie plaanid overlappisid, ma leidsin praegu enda Prada käekotist popcorni tüki. Riburada pidi praegu lapsi magama, naeli sain pandud ja siis on Björni kord, aga ma tahtsin siin vlogis teha hooli. Mul on üks suur hool teile kogunenud ja ma ei ole YouTube'is nii ammu teinud mingit hooli. Igatahes, jah, kell on päris palju 10 juba, aga vahel kui ma olen nendega üksi, siis ma nagu lükkan seda magamapaneku aega edasi, sest see on mu kõige vähem lemmik osa. Ma ei tea, miks. Meil ei ole isegi nagu nii raske see, aga ma just lükkan seda edasi, sest jah. Aga random järjekorras mingid asjad, mis mul on kogunud päris suur hool. Ma ostsin sellised sukad kaubamajast. Nägin ühest story'st neid, siis ma läksin nüüd otsima. Mustad samasugused olid ka. See osa on nagu koos sukkadega. Minu meelest väga ilusad, ägedad ja vahel mulle meeldivad nagu sellised efektsed sukkad. Ma lähen ka varsti photoshootile, äkki ma leian nendele seal kasutust. Siis H&M-ist ma leidsin hästi minuliku seti. Selline linane top. Ja matchivad püksid, mis natukene on seeliku stiilis, aga tore, et need on tegelikult shortsid. Hästi minulik, mega rahul suveks. Siis uued bikiinid. Bershkast, mis tegelikult Mikk ostis. Pruunid. Pruun on minu meelest nii moes. Ja mulle sobis see alumine osa. Mul on üli raske leida alumist osa, mis sobiks, sest mul lihtsalt, ma ei tea, mul ei ole tagumikku, võib-olla asi on selles, ma ei tea, sest mul on need XS ja samas ülemine on mul XL. Kui erinevad proportsioonid saavad olla. Nii et ja ülirahul, et see tüke väike, mul okei, see on kuidagi nii pick me, aga tegelikult see ei ole üldse pick me. Ma arvan, et see on ülitavaline, et me ei ole tegelikult naistena nagu kõik samas mõõdus, ülistandardses mõõdus. See istus ilusti ja väga rahul, äkki on varsti ilma ka bikini kandmiseks. Siis ma ostsin Adidase poest sellise T-särki, mis on nagu topelt T-särk. Ja minust nii lahe värvikomboga. Nii kortsu läinud ja siin on sellised nöörid veel külje peal. Minu meelest ülilahe T-särk. Siis ma leidsin Saarast sellise seeliku, mis on ka lühikesed püksid tegelikult. See istus ka nii mõnusalt, selline casual dressi materjalist. Hästi minulik. Kannan raudselt terve suvi, nii et väga hea leid. Siis ka Bershkast sama päev, kui me ostsime need bikiinid.
ma ostsin endale ise. Selle ostsin ise. Selline särk, suvine, linane, hästi avatud, aga mõneks väga kuumaks ilmaks või kui oled reisinud kuumale maale, siis idekas. Ja juuksed on kuidagi imelikult. Ja siis ma ostsin Saarast sellise kleidi. See oli ka nii lahe leid minu meelest. Ei mäleta praegu, kuidas see niimoodi see tuli ümber kaela. Külje peal on sellised krooked ja nöörid ja siis see balluun seelik. Mulle hullult meeldib balluun seelik. Ma ostsin endale juba aastaid tagasi, aga praegu on balluun seelik nagu väga moes. Ja hästi palju on Saaras balluun seelikud asju. See on ka natukene balluun seelik. See on Pull&Bearist selline suvekleit. Õhuke, hästi mini. Ma nii ootan neid soojasid ilmasid ja suvel meil on siin koduaias ka hästi palav. Nii et jah, ja siis 2 suuremat ostu, mis ma tegin Sportlandist. Ma leidsin üliägedad New Balance'i dressid. Sellisest libedast materjalist. Istusid nii ilusti, pikad, mõnusad. Ma ostsin Lasnamäe tsentrumist neid ja ma netis ei näinudki neid. Ja seal oli ka väga vähe alles, aga tõesti nii hea leid minu arust. Ja ma ei tea, see aasta on mingi fliisi aasta. Ma ainult kannan fliise. See ongi viimane asi. Ühesõnaga ma ostsin sellise North Face'i fliisi jalutuskäikudeks. Nagu kevadjopa asemel ühesõnaga. See oli mu väike haul. Praegu, kui ma need asjad kõik teile ette näitasin ka, siis ma tunnen, et mega hea haul. Tõesti ülirahul nende asjadega. Üks top jäi näitamata kuidagi. Perskast ka selline mega mõnus. Kollast oli ka valikus, aga mulle meeldis see roosa. Selline vana roosa. Ja nii mõnusast pehmest materjalist ka suvetopp. Praegu tundub nii paljastav, aga suvel, kui on soe, siis ei tundu. Tõin oma õhtuse skincare ka ära ja siis võtan Björni magama saamise ette. Mõtlesin, et ma jagan mingid filmimuljeid veel, aga ma ei oskagi midagi öelda. Nagu kindlasti ta ei ole sama hea nagu esimene osa. Aga kuidas saakski olla? Ikkagi mulle meeldis ja tekitas sellist positiivset emotsiooni. Nii et võtke sõbrannad ja minge vaatama. Ja ma olen nii õnnelik, et mu uue Tangle Teaseri sain ka. Ma pole muud Tangle Teaserit ostnud. Aga mida ma siis kasutan? Ma kasutan näo puhastamiseks seda Papee Micellar Geeli, mis on selline puhastuskeel, mis teeb oma tööd väga hästi. Nägu saab puhtaks. Aga ma ei ütleks ka, et ta kuidagi nagu silma paistab. Tal on selline apteekikas lõhn veits võib-olla, mis ei ole mu kõige lemmikum, aga näo saab puhtaks, nägu saab puhastatud, nii et ma ei teagi. Minu arust ühe korraga ei saa kunagi täiesti puhtaks, nii et ma alati nii-öelda double cleanse'in. See punn tundub kuidagi eriti nagu põletikuline praegu. Aga ma ei tee sellega midagi. Mul meeldib õhtuti viimasel ajal kasutada seda Anua hyaluroon hapet. K-Sisters selline e-pood saatis mulle selle. Ja see on kuidagi huvitav. See tõmbab naha hästi kuivaks. Mis on huvitav, sest et see on ju hyaluroon hape, mis peaks niisutama. Järgmisena silmakreem ja õhtuti mulle meeldib kasutada seda Istini silmakreemi. Ei fokusseerinud praegu. Sellel on hästi huvitav tekstuur. Nagu sorbee moodi. Mulle hästi meeldib. Ja täna ma kasutan seda. Estee Lauder. See on Advanced Night Repair Overnight Treatment. Ja Vaja õhtune skincare tehtud. Mega hea tunne alati. Meik maha saada ja siis mingi mõnus kreem näkku saada.
aga on aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata. Ma tahtsin proovida teha üle, ma ei tea kui pika ja lihtsalt ühe päeva vlogi. Ma peaaegu mitte kunagi ei tee neid, aga ma tahtsin vahelduseks näha, sest et jah, ma nägin, et mul eelmise vlogi monteerimine jälle muutus natukene keeruliseks. Materjali oli liiga palju, nii et ma mõtlesin äkki, kui ma teen ühe päeva vlogi, siis jah, siis on nagu võib-olla natukene lihtsam. Ma ei tea. Anyways, aitäh, et vaatasid ja näeme juba varsti jälle.